Kui sa jääd hiljaks, siis sa pead tegema mingit ühiskondlikult kasulikku tööd. Äärde ise. Ühed hullud ujuvad paduvihmaga. Teine hull rollerimees toob hulludele eestlastele 2 kohvi ja smuuti. Me läheme perega reisile. Meil on kaasas koer Fifi. Me reisime Vietnami. Seal on soe hea mõnus. Meie kodus juba sügispuudelt maha tulnud lehed. Tuul on külm ja puhub valjult. Varsti läheb meie lennuk. No nii, aeg majatuuriks. Võtsime sellise väikse maja. Enam-vähem mahume ära. See on väga suur näe, et sa tahaksid. Elutuba. Vietnami üks kuulsamaid toite tegelikult on see banh mi. Ma kurikuulsat toitu. Selline täidetud sai. See on vist vürtsikas või? Ja oli küll vürtsikas, jah. No see mõttes. Fifi, mis need hullud teevad seal? Sina küll siuks ilmaga välja ei lähe, on ju? On nii, jah? Oi. Väga mõnus. Õhk on küll väga soe. Tekki sisse, siis hakkab nii soe. Ei, meie küll välja ei lähe. Ma ei taha välja tulla, ma olen märjaks muidu. Ma päevitan näed vihma. Vihma päevitas on meil. Välja ei tulla vihma. Jõhkralt sajab. Ühed hullud ujuvad paduvihmaga. Teine hull rollerimees toob hulludele eestlastele 2 kohvi ja smuuti. On ikka elu. Valeks kohe. See on meie majaka. Liiga suur. See ootas kaua. Kullar jõudis toiduga juba kohale, kui me poes olime ja Ma võikse jooks sinna. Siim jooksis. Nii, päev number 70. Ei tea. Esimesed muljed Hoiannist. Oleme siin ranna ääres, aga kesklinn on eemal. Ja nüüd lähmegi taksoga kesklinna või vanalinna. Ja see on meil taksosõidu kaugusel, et võib-olla tuleb jälle Täna on Halloweeni pidu. selline periood, kus me sõidame iga päev taksoga, kui me tahame kuhugi jõuda.
täna on Halloween. aga ei tea, praegust on kuidagi siuke uimane on olla, täna magasime pinna pealselt. Kohvi pole. Ja kohvi ikaldus on. Meil käis täna see Airbnb omanik. Ma eile kirjutasin, et kohvimasin ei tööta, siis ta tuli, proovis seda remontida. Noh, naisterahvad muidugi. Ja siis ta ei saanud tööle, siis ta tõi mingi kohaliku masina. Siukse tripp-masinaga. Siin on päris see. Aga täna on Halloweeni pidu. Ja siis on veel Halloweeni pidu täna ja et noh, niimoodi vaikselt Saame hakkama. kulgeme ja eks me saame hakkama, tuleme toime. Noh, ma ei tea jah, me oleme mingis rohkem maakohad. No me üritame jah, siin nüüd hoomata selle linna piirkondi ja asju ja siis meil on tegelikult järgmine Airbnb on bookitud 2 nädalaks järgmisest nädalast. Täna on neljapäev. Kas Hoi Anni, et me paar päeva saab veel tasuta tühistada, nii et me lähme natuke luurame, kas me üldse tahame seal olla. Piirkonna mõttes. Nende reisides üldse on nagu see dilemma, et ei taha kolida iga paari päeva tagant, pakkida neid kohvreid lahti kokku ja mugav oleks nagu olla pikemalt ühes kohas, mingi 2 nädalat miinimum, aga kui sa tuled 3 kuuks reisile, siis miks mitte ka kuu aega miinimum olla ühe koha peal. Aga nagu riski on piltide järgi panna ja siis sa vaatad seda kaarti, et ranna ääres või kesklinnas, aga tegelikult sa jõuad sinna linna ja sa saad aru, et sa tegelikult ei taha seal piirkonnas olla või et see on küll kesklinn, aga tegelikult seal midagi ei ole ja lahedamad kohad on hoopis nagu kuskil mujal. Et see on jah, see pidev dilemma, et tahaks panna nagu kohad ette kinni, et ei peaks reisi ajal liiga palju pakkima ja liiga palju kogu aeg surfama, meeleheitlikult neid kohti otsima ja lisaks, kui sa paned varem kinni, siis sul on ju suurem valik ka. Aga noh, siin on praegu see, et mis meil oli Eestis, oli see, et paneme ranna lähedale, siis saame ujumas käia järgi. Tegelikult ei ole sellist rannailma ja suured lained on. Jah, tegelikult me ei ole nagu selle 2,5 nädala jooksul olnud erilised rannahundid. Jah, no kõige mõnusam oleks tõesti, et sa tuled kohale, vaatad, kus sa tahad olla ja siis hakkad otsima ja võib-olla käid isegi vaatamas, kui sa nagu tahad täiesti kindel olla, et sulle kõik sobib. Aga noh, seal ongi see, et siis võib-olla sa ei pruugi saada seda. Ja siis on sul valikselt suht väike võrreldes sellega, mis sul on nagu kuu aega või isegi 2 nädalat ette. Samas täna äkki on hooaega pole ja on rohkem valikut. No aga näiteks see maja, kus me oleme, ma oleksin tahtnud seal kauem olla. Aga see oli ainult 5-6 saadaval. Leidsime tõukse augu endale nagu. Et muidu me hea meelega oleksime sinna pikemaks jäänud. Noh, kohe kesklinnas. Väga äge. Teadsid, et see linn on ka UNESCO pärandilinn. Nagu kõik vanalinnad. See on UNESCO. Kus see kohvi kohta on? Nagu vaadake mingit ühte asja, sest et väga palju rollerid on. Peame jälgima. Okei. Lähme. Siia pidime tulema. George Michael juba laulab. Last Christmas Day. Jõulud. Isegi Halloween pole. Ei ole. Tegelikult täna on Halloween. Big. Tahtsin suurt kohvi, see lähke kätte. Aga ma võtan selle kätte ja siis saad. Mis suur? No. Thank you. Süda. See on suurem oma pea. See on nagu, tead, mul oli vanaisa. Uno. Ja tema jõi sellisest klassist kohvi. Ta jõi neid 4 tükki päevas, ma arvan. Sealt on ka minu see kohviarmastus tulnud, ma arvan. Nende kohvi, süüavad ükskõik külle kohvi. Väga maitseb. Väga hea. Kuule, me saime kohvimaisile ka.
Airbnb omanik kirjutas. Ostis uue lihtsalt. Viis vana ära ja ostis uue. Sama kaua. Kui esimest korda kohvi kohas oled, siis ei tea kunagi, kas tellida suur või väike kohv. Yeah. Et äkki ei maitse, aga kui on jube hea, siis... No siis tellisid 2 tükki, aga me riskisime ja võtsime suured ja... Ühe veel, on ju. Nii naljakas on neid jõululaule kuulata. On jah. Kohe tuleb meele, aga... Täiega jõuluvaid tuleb ja samas tuleb ka see meelde, et siin vist ei ole need jõulud meiega. Siis nutame kõik koos. Videokõnes. Ja nüüd ta tõi meile mingi chillikastme ka proovimiseks. Ei no vähe sellest, ta tuli hommikul rolleriga räige vihma sadas ja tal olid kaasas 10 muna, õli, ma hakkasin just munapraadi, ma mõtlesin õli polnud, ma mõtlesin, keedan siis. Ja siis ta oli munad kaasas, õli, avokaado ja sai. Siis hästi sinu sai ja avokaado oli, no me ei filminud seda, pärast oli megane, maailma parim. Lihtsalt toimub. Lihtsalt jälgime ja imestame siin jälle, kuidas see liiklus nii hästi toimib. Et keegi ei lähe ristmikule niimoodi. Kõik lihtsalt sõidavad. Põhimõtteliselt meile tundub, et mis asja nad ei vaata üldse, nad lihtsalt sõidavad ristmikule. Ei vaata üldse, aga nad lähevad kogu aeg. Ja nad arvestavad kõigiga ja keegi ei nõua oma eesõigust niimoodi mingi, sina pidid mind läbi laskma. Ja ennem oli ka, vaata meil takso sõitsid sinna, siis roller tuli. Ja nad isegi nagu ei tee teist nägu ka, et sa sõitsid mulle ette. Lahendavad lihtsalt selle olukorra ära ja sõidavad edasi. Korra oli nagu stopp. Mitte ühtegi nagu viibutust, mitte ühtegi pilku. Kui ma taksoga sõitsin Boltiga Tallinnas, siis üks näitas üle keskmist minna taksojuht. Siis kellegi keskmist. Seda ei ole kunagi siin nagu nõve. On veel. Vaatame, kädi läheb. Isegi ei kiirusta. Meie tähe peale. Kõik on liikunud. See on mingi altar. See on altar. Lähme. Siin on hästi palju selliseid kohti, kus sa saad minna ja lasta endale riideid teha. Tädi küsis puuviljade eest jube palju raha, siis mõtles, et paneb lisandväärtust juurde. Ma teen ühe foto ka. Valge turist esimest. Oskab nalja ka visata. You make me cry. Thank you very much. Proovime mangokooki. Thank you. Said raha annetada? Ei, ma filmin. Ma olen operaator. Thank you. Proovime koha praegu või? Proovime. Mango cake. Mis väljas on? Ei jahu. Umami. Oota. Kukub. Võtta midagi? Ei saa. Ei saa. Keegi ei saa hoida. Las kukub. Pane suu. Näe palun. Thanks. Väga hea. Riisikook on ümber vist. Ümber on see Riis. mingi mochi või moshi, millega neid jäätiseid müüakse. Aga kus see mango siin on? Polegi. Mango on müügi argument. Keegi tunneb mangot siin või? Ei. Ma näen seda ka. See on selline riisipall. Vaata, kui nunnud niimoodi on.
sees on pähkel ja suhkur. aga kus on mango? Mango stiinid. Mango või vihe on juurde. ja mis mind veel no mitte ei häiri, aga nagu valvsaks teeb, on see, et sa jõuad kuhugi linna sisse ja siis vaatad, et ta müüb mingit ägedat asja, mingit koogikest või mingit tänava, mis iganes toitu, vaatad, et lahe asi, pole varem näinud. Ja siis sa nagu kõnnid edasi ja siis sa vaatad, et siin on see sama asi, siin on see sama asi, siin on see sama asi. Ja siis sa vaatad, et mõni teeb neid Nutella pannkooke nagu koha peal, on ju. Aga paljud müüvad, kas või need samad mangokoogid, on ju, mis me võtsime, kus mango lõhna ei olnud. Need on tal lihtsalt kotikese sees. Ja siis see selles mõttes nagu tekitab sellise küsimuse, et ikkagi need asjad tulevad kõik kuskilt ühest kohast. Ja siis see tädikene müüb ja siis see esimene alateadlik reaktsioon on sul see, et see tädikene on selle ise teinud ja muidugi ma ostan ta käest. Aga siis sa näed, et tegelikult neil kõigil on see sama business ja ma ei tea, minu mõte hakkab nagu kohe tööle, et ju neil on kuskil tegelikult mingisugune tüüp, mingi boss, kes iga hommik neile need asjad kätte annab ja ütleb, et minge nüüd raha teenima. Võib-olla see nii ei ole, aga igatahes, kui ma näen igal pool nagu hästi palju sama asja müüdavat, siis see tekitab must küsimus, et kust see tuleb ja nagu ma ei tea, kui palju see inimene ise sellest tasu saab ja kõik siuk. Aga võib-olla on kus? Võib-olla ei ole. Aga võib-olla on, võib-olla ei ole. Aga mis vahet see on? No selles mõttes mulle meeldiks nagu osta inimese käes, kes on selle nagu ise teinud. Ja, aga ma arvan, et boss, ta ei suuda siin seda, võib-olla suudab ka trackida, et palju tal neid on ja palju ta raha sai. No võt, ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis neil kulisside taga toimub. No mina arvan, et nemad ostavad selle turult hommikul mingi üliodava hinnaga ja müüvad siin lihtsalt kallimalt maha ja neil on need samad asjad. Mu käsi võsib. Samad asjad. Sellepärast, et nad on aasta ja kümneid seda teinud ja nad teavad, et see müüb. Lihtsad asjad, banaan, mangostiin, ma ei tea, junn, mango. Et mina arvan, et nad teevad niimoodi, et ostavad üliodavat ja siis müüvad ülikallid, nii kallid, kui sa ise oled nõus ostma. Ja. Hommikul rääkisime oma Airbnb hostiga ja tal on lapsed 10 ja 3. Ja siis ta ütles, et lastel hakkab koolipäev kell 7 hommikul. Tema laps tõuseb üles 5:45, et jõuaks nagu hommikust süüa ja siis õigeks saaks kooli. 6:55 läheb kooli värav lukku. Ja kui sa jääd hiljaks, siis sa pead tegema mingit ühiskondlikult kasulikku tööd seal koolis, nii-öelda riisuma, rohima, mis iganes. Ja koolipäev lõpeb kell 4. Vahepeal on neil päris pikk paus, mingi 2 tundi, 2,5 tundi, seal need söövad ja vist teevad näppi ka, kui ma õigesti aru sain. Ja koolid nad lähevad 6-aastaselt ja lasteaeda minnakse 1-aastaselt ja lasteaed on 6 päeva nädalas, esmaspäevast laupäevani. Aga seda ma ei tea, seda ma unustasin küsida, kas kooli nädal on ka 6-päevane siis või? Et seda ma veel ei tea. Roller tuleb eestpoolt, ma mõtlen. Alav on täiega. Näeme siis koju basseini. Linnumüüjad on siin ka palju. Ja ta käib sul niimoodi järgi. Et see on nagu kõige selline. Siin riigis me nii järjekindlat müügitehnikat veel näinud ei ole. Kui siin linnas. Naera, käi ringi, filmi. Mulle meeldib filmida. Me vist isegi oleme käinud mingil reisil, kus me ei teinud seda vlogi. Jupe igav oli. Ja jupe veider oli.
ja tegelikult nagu kõige rohkem kahju oli sellest, et me unustame ära need detailid, mida me seal reisil tegime ja nägime ja kogesime. Et miks me üldse hakkasime neid vlooge tegema, ongi sellepärast, et meil oleks hea vaadata. Sellepärast, et kui sa lähed koju, sa oled juba siis ära unustanud tegelikult, mida sa täpselt iga päev tegid ja mida sa nagu mõtlesid ja tundsid ja nägid, et sellepärast me hakkasime neid vlooge tegema. Ja nüüd ma ei oska enam reisida ilma, et ma ei teeks neid. Noh, sulle siia tuua. Negligee. Kusjuures jah, hommikumantleid meil ei ole seal villas, sellest ma tunnen natuke puudust. Need majad siin on jumala ägedad. Ja. Oi, kui palju neid tuleb sealt räiga. Ja neid ma olen piltidel ka päris palju näinud. Aga need majad on vinged siin. Siim läks konge vaatama. Et slow travel on selles mõttes mõnus, et sa ei pea olema see, kes pildistab kõik kohad ära ja läheb bussi peale ja siis sõidab edasi. Et me võime siia võtta endale korteri ja 2 nädalat elada ja vaadata, kuidas päriselt see linn elab õhtul ja hommikul ja nii edasi. Mitte, et nüüd mingi turistiaeg on ja vaatad ruttu ära. Ja seda ma olen ise ka tundnud, et see, kui sul on reaalselt aega, on nagu parim väärtus. Appi, äärtedel ise. On parim väärtus üldse, sest et sa tead, et sa võid olla ükskõik kaua, saad rahulikult tutvuda, sa ei pea mõtlema, et kas sa nüüd oled need põhiatraktsioonid ikka ära näinud ja mingid Instagrami pildid kätte saanud. Ja. Et jah, nii on. We have, thank you.